Ehk alustame siis sellest, et miks üldse see põrandaküte nii populaarne on või miks üldse sellest põrandaküttest rääkida, et mis selle põrandakütte, me räägime vesipõrandaküttest, eelised võrreldes teiste kütteviisidega on. Ja slaidi taha mul millegipärast tõesti vahetuda. Ja esimene slaid võib-olla kirjeldab siis seda, mismoodi see soojus erinevate kütteviiside puhul ruumis jaotub. Need pildid võib-olla kõige arusaadavamad ei ole, aga siiski siit on siis näha, et milline see temperatuur erinevate kütteviiside puhul ruumilõikes on, eks ole, et ideaalse kütte puhul on siis nii-öelda inimese alakeha osa natukene soojem ja ülakeha piirkonnas on selline hästi ühtlane temperatuur. Ja kui me neid pilte siis võrdleme vahel, võrdleme näiteks radiaatorkütet ja põrandakütet, siis see põrandaküte on sellisele ideaalsele küttele või see soojuse jaotusruumis on võib-olla kõige sellisem mugavam või kõige lähedasem ehk inimese nii-öelda enesetunde seisukohalt siis just nimelt see põrandaküte on nii mõnestki teisest küttest nii-öelda mugavam. Põrandaküte oma olemuselt on tegelikult kiirgusküte, ehk kui te teinekord loete kuskil sellist lauset nagu või sõna nagu kiirgusküte, siis see teinekord tekitab natuke segadust, mõeldakse kohe infrapunakiirgajate ja muude selliste asjade peale, aga tegelikkuses selgitab võib-olla seda kiirguskütte olemust või teistpidi põrandakütte kiirgusküttelist olemust võib-olla need kaks pilti ehk põrand siis käitub justkui, kujutame näiteks ette, et suvisel päeval me oleme õues, eks ole, välisõhu temperatuur on seal mingisugune, ütleme näiteks 20 kraadi, eks ole, siis ja ilm on pilves, siis me selle 20 kraadise õhutemperatuuri juures võib olla üsna jahe, eks ole. Samal hetkel, kui see pilvekene sealt päikese eest ära läheb, eks ole, õhutemperatuur samal hetkel ju ei muutu, aga enesetunne, eks ole, on oluliselt nii-öelda mugavam ehk tundub nagu oleks palju soojem. Ja kui siit neid lauseid lugeda, siis just nimelt see idee ongi selles, et soojuskiirguse suhtes on inimene oluliselt tundlikum kui ümbritseva õhutemperatuuri suhtes ja tänu sellele kiirgusküttelisele iseloomule tunneb inimene ennast mugavamalt madalama ruumitemperatuuri juures kui mingi muu kütteviisi puhul. Ehk laias laastus või väga niiviisi üldistatuna, et kui meil on ruumiõhk näiteks 23 kraadi ja samal ajal põrandaküttega köetava põrandapinna temperatuur 25 kraadi, siis inimene justkui tunneb, et seal ruumis on tegelikkuses kraadi võrra soojem, kui tegelikult see ruumiõhk on. Ja see on üsna oluline. Tegelikult sama loogika on, kui te istute, eks ole, kamina ees, eks ole, et ruum võib olla külm, aga kaminast kiirgav soojus soojendab siis nii-öelda teie keha ja tunnete ennast mugavamalt. Ja tänu sellele, et see nii-öelda madalamat ruumiõhu temperatuuri tänu põrandaküttele saab, see on ilmselge, et küttesääst, eks ole. Ehk me saame iga kraadiga, mille võrra meie ruumiõhu temperatuur madalam on, saame kuni 5% säästu kütte arveltelt, eks ole. Tänu sellele, et põrandakütte puhul on küttepind hästi suur, võrreldes näiteks radiaatoritega, siis me saame kasutada oluliselt madalamaid pealevoolutemperatuure. Pealevoolutemperatuur tähendab siis seda, et mis temperatuuriga vesi sinna põrandasse läheb, et kui võrrelda näiteks radiaatorküttega, siis radiaatorkütte ja radiaatorid arvutatakse tavaliselt küttegraafikule seal pealevool kuni 80 kraadi, eks ole. Põrandakütte puhul harva, kui meil on üle 40 kraadi vaja, 45 on juba üsna äärmuslik. Ehk see omakorda tähendab seda, et põrandaküte on äärmiselt sobilik kaaslane soojuspumpadele ehk soojuspumbad teadupärast nende siis väljuva vee temperatuur ongi oluliselt madalam kui näiteks puidukateldel või õlikateldel või millel iganes. See tähendab seda, et kui me oleme hankinud omale soojuspumba, mis on ju teadupärast üsna säästlik, siis see soojuspump selle põrandaküttega väga hästi kokku sobib ka.
No siin veel on üks lause väikesest vee hulgast ja selle mõte on nüüd siin slaidi peal lihtsalt see, et aeg-ajalt mu käest küsitakse ja noh, endiselt on veel teatud kahtlus inimestel sellega, et kuidas inimene nii-öelda reageerib või tunneb ennast siis, kui see vesi seal nii-öelda jalgade all liigub, noh siin selliste veesoonte müüt või selline asi, siis ma siin lihtsalt tegin sellise lihtsa näite, et kui meil on 80-meetrine põrandakütte kontuur, no see ongi sellise keskmise elutoa kontuuri pikkus vast ja see põrandakütte toru on 20 millimeetrine, siis see veemaht, mis seal torus liigub, on tegelikult üsna pisike ja samuti vooluhulk ehk nii-öelda tervislikkuse või sellise nii-öelda veesoonte müüti tegelikult ei ole, et siin see nüüd küll seda põrandakütte rajamist ei tohiks piirata. Nüüd põrandakütte on ka tervislik, et kui nüüd seda eriti viimaste aastate sündmuste nii-öelda sündmuste lõikes on see tervis ja kõikvõimalikud viirused ja muud asjad hästi päevakorda tulnud, siis tänu sellele, et põrandakütte puhul on õhutemperatuur madalam, siis on meil ka õhk, mis seal ruumis on mõnevõrra niiskem. Ja miks see olulise on, siis mõned näited on siin toodud, et kui inimese limaskestad on kuivas õhus hästi kuivad, siis kõikvõimalikud patogeenid pääsevad kimbutama. Kuivas õhus elavad ka viirused mõnevõrra kauem ja muidugi hästi oluline on see, et põrandakütte puhul sisuliselt õhu liikumist kui sellist ei toimu, ehk selle soojusliku tunde saate kätte siis mitte konvektsiooni, aga nii-öelda kiirguse teel. See tähendab ka seda, et kui keegi kuskil toanurgas aevastab, siis need piisknakkused nüüd väga lihtsalt teise toa otsa ei levi, eks ole. Tolmulestad ei taha ka sooja põranda peal paljuneda, et selline hügieeni teema ja erinevalt siis kõrge temperatuuriga radiaatorküttest, eriti või elektrilisest radiaatorküttest, on õhk ka nii-öelda ioonide või õhk ei ole ioniseeritud, et erinevalt siis kõrge temperatuuriga küttekehadest. Ja nagu te näete, et +2 kraadi temperatuuri tõusu tähendab laias laastus kuni 4% kuivemat õhku. No põrandakütte üks vaieldamatu eelis võrreldes radiaatoritega või mõne muu sellise seina peal või põranda juures oleva küttekehaga on interjööri puhtus. See tähendab seda, et põrandakütte puhul sisuliselt teil ruumis mitte mingisuguseid küttekehasid või muid seadmeid näha ei ole. See tähendab, et kõik aknaalused on vabad, eks ole, seinad on põhimõtteliselt vabad, jaotuskollektorid tavaliselt on ka seinte sisse peidetud ja põrandakütte puhul, kuna see vee liikumine seal torudes on äärmiselt aeglane siis ja mingisuguseid ventilaatoreid või muid selliseid asju ei ole, siis on sisuliselt tegemist ju hääletusüsteemiga ehk jällegi võrreldes radiaatorküttega, et üsna oluline ja tähtis eelis mu meelest. Nüüd võimsusest ehk kui palju siis selle põrandaküttega või kui efektiivne ta siis kütmisel on võrreldes radiaatoritega, et kui palju neid vatte me sellest põrandaküttest kätte saame. Siin on üks selline näitlik tabel võib-olla, et mis siis põrandakütte puhul näitab, kui palju vatte per ruutmeeter me siis sellise tavasüsteemiga kätte saame ja siia on pandud ka seina- ja laekütted, et kui me räägime põrandaküttest, siis põhimõtteliselt need põrandaküttetorud võib ju paigaldada teatud tingimustel ka seina ja lakke ja kütta siis nii seina kui nii-öelda lae kaudu. Aga mida on võib-olla oluline on siit tähele panna, on aktsepteeritavad pinnatemperatuurid, mis on siis erinevate nii-öelda torude paiknemise seisukohalt erinevad ehk kui me nüüd räägime ainult põrandaküttest, siis põrandakütte puhul nii-öelda standardijärgselt lubatud põrandatemperatuurid on siis siin, et ääredsoonis, milleks loetakse kuni 1 meeter välisseinast, on siis maksimaalne lubatud põrandatemperatuur 35 kraadi ja elutsoonis ehk seal, kus te siis põhiliselt nii-öelda kõnnite ja olete, on kuni 29 kraadi. See on maksimaalne ja see 29 võib olla ka tegelikult mõnevõrra väiksem, et kui meil on naturaalparkett näiteks, mis ei kannatagi üle 27 kraadi, eks ole, et siis veel natuke
natukene vähem. Ja teistpidi jälle sein lubab natukene kõrgemat temperatuuri, et kui me need torud mingil põhjusel oleme seina pannud, ja lae puhul on siis see maksimaalne, et kui laeküttest rääkida 32 kraadi. Ja teadupärast, kui meil on näiteks õhk-vesi soojuspumbad, millel on jahutusvõimalus, siis tegelikult nende samade põrandakütte torude kaudu on võimalik ruume ka jahutada. Ja siin tulbas on siis need temperatuurid, et kui me nüüd siis jahutusrežiimil seda kasutame, et millised siis võiksid olla need põrandapinna või seinapinna minimaalsed temperatuurid, et inimene ennast mugavalt tunneks. Ja kui siit viimased 2 tulpa vaadata, siis näeme, eks ole, et kütmise puhul on kõige efektiivsem tegelikult või kõige rohkem vatte saame me seinakütte puhul, sellele järgneb siis põrandakütte ja kui me tahaksime jahutada, siis laejahutus on muidugi nii-öelda eelistatum. Loomulikult see on selline lihtsalt selline näidistabel, et siin ei ole nagu juttu sellest, et millised meil need põrandakatted või asjad on. Eks see väljundvõimsus loomulikult sõltub pinnakatetest, põranda konstruktsioonist, ka peale- ja tagasivoolu temperatuuridest, eks ole. Aga kui me nüüd nagu põrandakütet rekendame, siis me võiksime arvestada sellega, et põrandaküttega nii-öelda mõistlikult kättesaadav võimsus on kuskil 60–70 vatti ruutmeetri kohta. Ehk teistpidi, et kui meil on selle köetava ruumi soojuskadu suurem, tegemist on vana maja või majaga, mille soojusisolatsioon on üsna vilets, et siis kui meil sellest 60–70 vatist ei piisa, siis me peame mõtlema mingisuguse lisakütte võimaluse peale, et paneme põrandakütte, aga kütame ka kuskilt natukene juurde. Ja veel üks oluline lause on see, et hästi soojustatud ruumi põrandatemperatuur peaks olema või ei pea olema rohkem kui paar kraadi soojem kui õhutemperatuur selleks, et inimene ennast mugavalt tunneks. Ehk nii-öelda inimese jalad alla mugavuse koha pealt, et oletame, et selline 24 kraadi on sellise soojalembese inimese nii-öelda enesetunde seisukohalt hea ruumi õhutemperatuur. Siis hästi soojustatud ruumi puhul selle põrandatemperatuur peaks olema siis ainult 26 kraadi ehk ainult 2 kraadi siis kõrgem ja juhuslikult on see 26 kraadi ka selline temperatuur, mis on siin erinevate katsete ja uuringutega kindlaks tehtud temperatuur, mis inimese nii-öelda palja jalade allale on kõige mugavam nii-öelda astuda. Et selles mõttes siis see põrandakütte võimsus on selline. Ja siin viimane lause, et pealevool ehk siis see temperatuur, millega see küttevesi sinna põrandasse läheb, see tavaliselt on siis 7–12 kraadi kõrgem kui põrandapinna temperatuur ehk kui me rääkisime siis näiteks 24 kraadisest põrandapinna temperatuurist, siis see pealevool ehk see, mis sealt soojuspumpast siis välja tuleb, peab olema siis 7 kraadi kõrgem. Põrandakatted, et põrandakütte puhul sobivad tegelikult kõik enamlevinud põrandakatted, et ega siin väga palju piiranguid ei ole. Loomulikult on siin oluline see, et mida suurema soojustakistusega see põrandakatte on, siis seda vähem seda võimsust sealt põrandast ju kätte saab. Ehk eelistama peaks võimaluse korral siis madala soojustakistusega põrandakatte materjale ehk väga paksusid vaipasid võib-olla ei ole mõtet selle põrandakatte peale või põrandakütte peale paigutada ja kindlasti, kui neid põrandakatteid valida, siis tasuks selle põrandakatte müüja käest ka üle küsida, et tõepoolest siis sobivad, et siin on võib-olla siin piirangud on nii temperatuurid kui ka näiteks liimimisel, eks ole, et liimikihi nii-öelda koostis ja see, et selle sooja põrandaga sellest põrandakattest siis mingisuguseid kahjulikke ühendeid või kemikaali ruumi õhku ei lendaks. Nüüd jõudsimegi paigaldusviisideni ehk seda põrandakütet on võimalik paigaldada mitmel eri moel, on erinevad paigaldussüsteemid. Ja kohe siis hakkame otsast vaatama, et mismoodi neid torusid sinna põranda alla panna saab.
No laias laastus jaguneb siis põrandakütte paigaldus kaheks, et jutt on siis märkpaigaldusest ehk märkpaigalduse puhul paikneb küttetorustik mingisuguses valukihis, on ta siis kas betoon või kipsüvalu ja ennetades küsimust, mida ka tihti küsitakse, et kas võib kasutada ka kiudbetooni ehk betooni, millel on sellised kiud sees, siis jah, märkpaigalduse puhul või põrandakütte rajamisel, et võib valada ka kiudbetooni. Ja teine paigaldusviis on kuivpaigaldus. Noh, kuivpaigaldus tähendab siis seda, et me mingisugust valutööd tegema ei pea, aga vaatame selle märkpaigalduse kõigepealt üle. No klassikaline märkpaigaldus, eks see, mida tõenäoliselt enamik inimesi on näinud ka, on Uponori näidis, seda siis Uponor Classic ehk põrandakütte toru kinnitatakse siis armatuurvõrgu peale. Kinnitatakse ta siis kas selliste sidumistraatidega või võib need torusid kinnitada selle armatuurvõrgu külge ka nipukatega. Ja tavaliselt kasutatakse siis terasvõrku 15x15 või 150x150 millimeetrit ja erinevate põrandakütte toru läbimõõtude puhul on siis kahe nii-öelda kontuuritoru vahe erinev, et kui meil on 16 millimeetrine toru, siis me kasutame torusammu 200 millimeetrit ja 20 millimeetrise toru puhul on see samm tavaliselt siis 300 millimeetrit. Ja valupaksusest ma natukene räägin hiljem ka, aga siis soovituslik betoonivalu paksus selle toru peal on siis 35–90 millimeetrit. Et siin pildi peal ei ole näha, aga tegelikult peaks olema siis selle valukihi ja isolatsioonikihi vahel ka kile, et takistada selle niiskuse valgumine isolatsioonikihti. Tundub, et kellelgi on ikkagi, kas äkki Arvol on mikrofon sees, et palun lülitage mikrofon välja. Ja ega siin jah, märkpaigaldusel mingisugust muud erilist trikki ei olegi, et on siis eps ja võrk ja võrgu külge siis need põrandaküttetorud. Ja üldjuhul on see siis uue põranda rajamisel kõige enim kasutatav süsteem. Nüüd järgmine variant, mismoodi neid torusid põrandale panna saab, on Uponori puhul siis nimega Nubos. Ehk siin on siis see loogika selline, et kui paigaldatakse sellised mummudega plaadid olemasoleva põranda peale ja nende mummude vahele on siis seda põrandakütte kontuuri äärmiselt mugav paigaldada. Siin nagu näha, eks ole, töömees lihtsalt surub oma ilusate tööpotikutega need torud sinna mummude vahele ja nende Nubos plaadi selline hea eelis on veel see, et need paigaldatakse põrandale üle kattega ja need Nubos plaadid siis toimivad ka niiskustõkkena ehk eraldi siis kilet kasutama ei pea. Ja see üks positiivne asi selle Nubose juures on veel, et need mummukesed on mõnevõrra kõrgemad kui see paigaldatav toru. See tähendab seda, et kui te selle torud olete maha pannud, siis kõndides selle paigaldise peal ei ole seda ohtu, et nendele torudele ülemäära palju liiga teete, et kuna toru on natukene madalam kui see mummude pind. Ja need sammud ehk see, millised nende kahe kontuuri või kahe toru vahe on siis valida, eks ole, et alati 50 millimeetri kaupa, et on sõltuvalt torust siis võimalik panna 100 sammuga, 150 sammuga, 200 sammuga ja kasutatakse seda Nubost samamoodi nii betoon kui kipsivalu puhul, et selline hea mugav viis see põrandakütte kontuur sinna siis maha panna. Järgmine paigaldusviis, selle asja nimi on takker Uponori puhul ja siin on see süsteem käib siis niiviisi, et torud kinnitatakse sellise spetsiaalse EPS-plaadi peale selliste, mis nad siis on, haakidega,
neid haake on ka erineva pikkusega ja neid plaate, mille peale siis kinnitada seda toru, on ka mitut sorti. No Uponoril on kohe selline spetsiaalne plaat, kus on siis eps on all, eks ole, ja selle plaadi peale on siis kleebitud juba tehases selline riie, mille mõte on siis see, et tänu sellele riidele siis need haagikesed püsivad mõnevõrra paremini selle EPS-plaadi sees. Noh, kui te nüüd see plaat ei ole kõige odavam ja olete lihtsalt siis teinud tavalisest EPS-ist selle põranda, noh siis on lihtsalt see soovitus, et kui nende haakide valikuks läheb, et siis valida nendest haakidest võimalikult pikk versioon, et siis hoiab ta seda toru kinni ka ilma selle vaheriideta ja nende haakide paigalduseks on kohe olemas selline mõnus nii-öelda tööriist, mis siis annab selle, et selle toru nii-öelda paigaldusel väga palju kummardama ei pea, et saate nii-öelda ilma seljale haiget tegemata need torud sinna põranda külge kinnitatud. Ja noh, see haakide kinnitusvahemik soovituslik on iga 60 sentimeetri tagant. Noh, see sõltub jälle, et kui ilusasti te selle toru niiviisi maha kerida olete saanud, et kui see toru natuke niiviisi pinges on, noh siis võib neid haake ju tihedamalt ka panna, et see torustik siit põranda pealt nagu väga lihtsalt üles ei rikiks. Et see on jah, takker, kasutatakse seda enim võib-olla kipsivalu puhul, et kui olemasolevate põrandate peale siis tahetakse kipsivalu, mis on mõnevõrra kergem kui betoon ja see kipsi nii-öelda valamise paksus ka on betoonvalust mõnevõrra õhem, et siis see takker on selline hea üks alternatiiv. Siis üks täiesti eriline lahendus on, et kui me siiamaani rääkisime sellisest noh, ikkagi 30 kuni 90 millimeetrist valupaksusest, siis teinekord on meil nii, et meil on põrand juba olemas ja meil ei ole väga palju ruumi, et seda valu, nii-öelda paksu valu sinna põranda peale teha. Ja siis on Uponoril selline erilahendus, mille nimi on Minitek, mida ma tahaks ka nagu näidata. Noh, siin pildi peal on nüüd näha natukene need mõõtmed ka, et see toru kinnitusplaat on ikka äärmiselt madal, eks ole. Kasutatakse selle Miniteki puhul ka üsna peenikest põrandakütte toru, mille välisläbimõõt on 9,9 millimeetrit. Ja selle lahenduse nagu see ilu on siis see, et noh, koosneb ta siis nendest sellistest plaatidest, eks ole. Paigaldatakse need plaadid olemasoleva põranda peale. Toru, nagu ma ütlesin, on 9,9 millimeetrit. Need plaadid on liimikihiga, ehk neid on väga lihtne sinna põranda külge liimida. Ja selle asja siis nii-öelda ilu või mõte on siis see, et kui me oleme need torud sinna plaadi külge kinnitanud, siis meil on vaja see katta kogu see paigaldis hästi õhukese tasandusseguga. Erinevatel tootjatel on need tasandussegud erinevad, ehk me saame selle paigaldise äärmiselt õhukese ehk teatud tootjate segude puhul kuni 15 millimeetrit, eks ole. Ja see tähendab siis seda, et põrandakütte või kui me seda põrandakütet rajame, siis me ei pea väga palju oma seda olemasolevat põrandat tõstma selleks, et saada nii-öelda töötav põrandaküte. Ma vaatan, kas ma saan ikkagi. Kellelgi ikkagi on veel mikrofon sees. Kristjan Kalla, teil on mikrofon sisse lülitatud, ma kirjutasin ka teile. Nüüd ma lülitasin välja. Et siis see Minitek on tõesti see lahendus, et kui te tahate olemasoleva põranda peale rajada põrandakütet ja teil ei ole väga palju kõrguses nii-öelda ruumi, siis Minitek põrandakütte süsteemiga seda te teha saate. Ja siin on siis Kiilto Kestoniti puhul siis need soovitused või need nii-öelda õpetused, et mismoodi seda siis tegema peab. Ehk betoonpõranda puhul on siis äärmiselt lihtne, et seal siis tõesti põhimõtteliselt kleebite lihtsalt selle paigaldusplaadi selle olemasoleva betoonpõranda peale, toru paigaldusplaadile ja siis tasandusseguga üle, eks ole.
Nüüd, kui meil on puit või puitlaast põrandad, siis sinna tuleb üks vahekipsplaat siiski panna, et siis see põranda kerkimine on natukene nii-öelda suurem. Et aga mõlemal juhul on tegemist siis äärmiselt lihtsa paigaldussüsteemiga ja noh, nagu te näete, siis see segu kuivab äärmiselt kiiresti. See tähendab seda, et selle valu peal saab põhimõtteliselt juba umbes 4 tunni pärast kõndida. Et lahendus siis, mis on selline nii-öelda põrandakütt või noh, renoveerimisprojektide puhul nii-öelda üks ja hea võimalus. No seda toru saab tegelikult kinnitada ju veel, et me praegu räägime nagu põhiliselt sellest, et mismoodi see toru erinevatel viisidel sinna põranda külge kinnitada, enne kui me valama hakkame, siis üks variant on ka kasutada selliseid paigaldusprofiile. Noh, neid tuleb tunnistada, kasutatakse siiski eelkõige selliste tööstuslike paigaldiste puhul, et kus on suured tööstushallid, et võib-olla eramajade ja selliste korterite puhul vähem. Aga teine variant, kus neid profiile siis torude kinnitamises kasutatakse, on siis, kui me rajame näiteks krohvialust seinakütet, et noh, see parempoolne pilt siin näitab, mismoodi need kontuurid või torustikud seina peale pandud on. Et siis selle torustiku kinnitamiseks on olemas siis ka veel selline nii-öelda paigaldusprofiil. Ja samamoodi, et siin selle profiili sammud ehk see torude omavaheline vahemaa on siis valida 50 millimeetrise sammu kaupa ehk 50, 100, 150, 200 millimeetrit ja soovituslikud profiilide enda kinnitusvahemikud siis ühest profiilist teiseni võiksid olla ka suurusjärgus 60 sentimeetrit. Nüüd, kui rääkida sellest, mismoodi soojus jaotub betoonpõrandas ehk kui hästi siis see betoon seda soojust siis põranda lõikes jaotab, siis siin on selline näidis põranda läbilõige, et kus on siis need numbrid on hästi pisikesed, ma ei tea, kas te näetegi neid üldse, aga siin ühesõnaga see simulatsioon on tehtud siis sellisena, et põrandakütte torus voolava veetemperatuur ehk siin on siis põrandakütte torud, eks ole, on 26,9 kraadi ja põranda tasapinnal on mõõdetud siis temperatuur 23,9 ehk see erinevus siis nii-öelda torus voolava vee ja põranda pinna vahel on kõigest 3 kraadi. Ja kui nüüd vaadata, mismoodi see temperatuur siis toru lõikes või nii-öelda toru paiknemise ja kahe toru vahel on, siis ka see erinevus on üsna tühine, mis tähendabki siis seda, et ega paljalaadallaga väga tundlik inimene tõenäoliselt saab aru, kus koha peal see põrandakütte toru siin betoonis on, vähem tundlik või tavainimene ilmselt mitte, et seda on ka küsitud, et kas betooni puhul, et kumbat sammu eelistada, et kas eelistada peenemat toru väiksema sammuga või jämedamat toru suurema sammuga, siis nii-öelda jalad alla seisukohalt seal tegelikult väga suurt vahet ei ole. Võib olla, kui me teeme põrandakütte niiskesse ruumi, kus vannituppa, eks ole, siis vannitoa puhul võib-olla võiks kasutada 16 millimeetrist toru mõnevõrra siis väiksema sammuga. Ülejäänud eluruumides ei ole seal väga suurt vahet. Ehk see temperatuuri erinevus on üsna väike ja see soojus selles betoonis jaotub üsna ühtlaselt. Et natuke hiljem me räägime kuivpaigaldusest, siis näete, et kuivpaigalduse puhul seal, kus betoonikihti selle toru ümber ei ole, on see soojuse jaotus mõnevõrra teine, et seal see jaotus nii ühtlane ei ole. Nüüd betoonvalu paksus on ka üks tüüpküsimus, et millist paksust siis selle valu puhul kasutama peaks või mis siis juhtub, kui teha see valu õhem või teha see valu paksem. Ega midagi muud ei juhtugi, et võtame sellise tüüpvariandi, et kui meil on selle betoonvalu paksus 30 millimeetrit, eks ole, selle toru peal ja oleme võtnud siin mingisuguse pealevoolu temperatuuri 35 kraadi ehk torus olevat veetemperatuur. Ja siis me oleme saanud niiviisi, et põranda pinnava temperatuuriks 25 kraadi ja võimsuseks, mis siis see paigaldis välja annab, on 53,3 vatti per ruut.
ja samamoodi on siin välja rehkendatud, kui palju seda sooja siis läbi isolatsiooni allapoole läheb. Et jätame selle 53,3 meelde. Ja kui me nüüd täpselt samasuguse paigaldise teeme 90 millimeetrise valuga, ehk seda betooni on siin peal palju rohkem, eks ole, siis juhtub, mis me saame põrandada pinnatemperatuuri mõnevõrra tagasihoidlikuma võimsuse, saame umbes 10 vatti per ruut väiksema ja teistpidi jälle soojuskadu alla natukene suureneb. Ehk mõistlik on ikkagi nii-öelda pürgida võimalikult väiksema valukihi suunas selleks, et saada nagu maksimaalne efekt sellest põrandaküttest kätte. No mõnikord siin räägitakse sellest, et paks valu, et see justkui akumuleerib sooja ja on sellepärast nagu kasulik. Siis see päris tõsi ei ole, muidugi ta akumuleerib, aga sellel akumuleerimisel on ka nii-öelda soojuspumba seisukohalt ei ole sellel üldse mitte mingit tähtsust, aga teinekord siin räägitakse, kes puiduküttel seda põrandat kütab, et justkui peab harvem kütma või midagi sellist. See päris tõsi ei ole, et paksu valu puhul on selle põrandakütte reageerimisaeg äärmiselt pikk ehk Eesti kliimas, eks ole, et kui meil täna on -20 ja homme on +1, et siis selle paksu valu puhul ilmselgelt see põrand jahtumine võtab ka hirmus kaua aega või vastupidi, eks ole, et kui meil on justkui vaja kiiresti üles kütta oma elamine, siis paksu valukihi puhul võtab see ju oluliselt rohkem aega. Ehk kokkuvõtteks, mida õhem on valukiht, seda paremad on soojuslikud näitajad. Teadmiseks veel, et betooni puhul maksimaalne soojuskandja temperatuur on kuni 55 kraadi ja siin on siis lihtsalt kordamiseks, et nagu ma selle põrandakütte puhul rääkisin eelnevalt, et põrandapinna tegelikult maksimaalne lubatud pinnatemperatuur nii-öelda mugavuslikult seisukohalt on elutsoonis 29 kraadi ja kuni meeter välisseinast siis 35 kraadi, et sellest üle minna ei tahaks. Ja parkettpõrandate puhul on tegelikult selle parketi valmistaja poolt juba piirang, et parkettpõranda puhul üldjuhul üle 27 kraadi minna ei tohiks. Veel valu puhul, kui te nüüd ise segu peaksite tegema, siis on olemas ka selline kemikaal või betoonilisand, mille kasutamise peale võiks ju mõelda, seda Uponor pakub ka. Ehk kui me sellesse segusse lisame siis betoonilisandi, siis me saame mõnevõrra kasutada mõnevõrra õhemat valukihti. Selle valukihi miinimumpaksus ei ole siis määratud mitte põrandakütte toru seisukohalt, aga miinimumpaksus on määratud põranda nii-öelda konstruktsioonilisest tugevusest, et sellepärast me sellest 35 millimeetrist väga palju alla minna ei saa, et põrand jääb lihtsalt nõrk, eks ole. Uponor ütleb nii, et kui betoonvalu puhul miinimum ilma betoonilisandita võiks olla valupaksus 35 millimeetrit, räägime me eluruumidest muidugi, siis kasutades betoonilisandit võime siis 5 millimeetrit selles paksuses veel järgi anda. Et see betoonilisand teeb selle segu mõnevõrra nii-öelda plastilisemaks, homogeensemaks, et neid õhumullikesi jääb sinna vähem ja tänu sellele on meil ka soojusjuhtivus natukene parem. Ja lisaks selle betoonlisandi selline positiivne mõju on ka see, et kui meil on see toru terasvõrgule kinnitatud, et siis see betoon seda armatuurvõrku väga ka ei söövita. Et ma ei tea, kui palju inimesi ise muidugi seda betoonisegu põrandakütte rajamisel kasutavad, aga kui teil on segumasin kodus ja segu teete, et siis tasub võib-olla torule lisaks osta ka seda betoonilisandit. Soojusisolatsiooni nõuded, see natukene nüüd ei ole võib-olla väga Uponori teema, aga põrandakütet tegelikult sätestab ja kui teil on huvi nagu seda põrandakütest rohkem teada saada, siis on olemas tegelikult põrandakütet nii-öelda reguleeriv ja sätestav standard. See ei ole väga kallis ka, iga inimene saab selle soetada mõnikümmend eurot mälu järgi, kus on sellest põrandakütte paigaldusnõudeid oluliselt rohkem, kui ma täna räägin. Seal on jutt ka sellest, et milline see soojusisolatsioon selle põrandakütte valu all olema peaks.
ja noh, mõned laused on sealt siis siia slaidi peale saanud. Siis üks asi, mis võib-olla ka teinekord jääb tähelepanuta, on see betooni kuivamine, et betooni, noh, kui me oleme selle toru sinna betooni pannud ja valutööd ära teinud, siis enne kui me põrandakatte paigalduseni läheme, noh, selles mõttes, et mingisugust parketti sinna liimima hakkame, siis tuleb sellel betoonil lasta korralikult ära kuivada. Ja ka selle kuivamise ja betooni niiskuse kohta on selles samas põrandakütte standardis nõuded antud. Aga siin võib-olla peaks siis seda nagu tähele panema, et seda betooni kuivamine ruumide lõikes võib olla erinev, et kui me selle betooni niiskust näiteks nüüd enne põrandakütte või põrandakatte paigaldust peaksime mõõtma või kontrollima, noh, siis me võiksime nii-öelda mõelda ka selliste asjade peale, et noh, ehitusjärgus maja, eks ole, kardinaid ees ei ole, et siis võib olla nii, et lõunapoolsetes tubades see põrand ongi juba kuiv ehk see päike, mis sinna sisse paistab, eks ole, on selle põranda ilusasti ära kuivatanud, samas täpselt samal ajal valatud põhjapoolne tuba tegelikult tahaks seda kuivamist veel saada ehk sellised või selline ääremärkus lihtsalt, aga jällegi, et selle betooni niiskuse, maksimaalne lubatud niiskuse protsendid on siin siis olemas ja anhüdriitsegu siis siin puhul on tegu siis kipsivaluga, eks ole, et see on betoonivalu ja kipsivalu on siis peenema nimega anhüdriitsegu. Siis selles samas standardis on veel selle vesipõrandakütte ja valupaigalduse või märkpaigalduse puhul mõned nõuded, mida võiks teada. Ehk kui meil on suured ruumid ja mille siis pindala on üle 40 ruutmeetri, siis peaksime me tegema tegelikult sellised nii-öelda nihkevuugid ehk jagama need pinnad siis erinevates sektsioonideks ja selle vuugi rajamise siis nõuded on sellised ehk tegelikult need vuugid või siis see riba erinevate sektsioonide vahel peaks olema ka uksehaavade kogupikkuses ja üldiselt kui meil on siis erinevad põrandakatte materjalid, siis üleminekud ühelt põrandakatte materjalid teisele, seal vahel siis võiks see nihkevuuk samamoodi olla ehk siis selline spetsiaalne vahe selline tükk. Ja samamoodi betoonivalu puhul ka seinte äärtesse ehk see köetav nii-öelda mass peaks olema hoone konstruktsioonist ikkagi eraldatud ja selleks me kasutame siis sellist spetsiaalset ääreriba ja noh, samamoodi nagu nihkevuugi puhul, siis ääreriba peaks ulatuma isolatsioonini ja kindlasti siis põrandakatte ülapinnani, et selle ääreriba siis lõigatakse ära alles peale seda, kui see põrandakate on ka põrandale maha pandud ja lisaks sellele, et see ääreriba on siis kompenseerib seda või võtab vastu selle betooni soojuspaisumise, siis ta tegelikult isoleerib ka natukene heli ja toimib ka kui soojusisolatsioon ehk teistest hoonedetailidest need valuplaadid siis nii-öelda eraldab. No veel nendest nihkevuukidest, et kui need nihkevuugid juba rajada, eks ole, ja meil on siis torustiku või kontuuride paigaldus, siis võiks seda ka rajada niiviisi, et see nihkevuuk läbiks võimalikelt või õigemini teistpidi, et võimalikult vähe torusid läbiks nihkevuuk ehk siis mitte kasutada võib-olla, noh, kui see punktiirjoon on siin nihkevuuk, siis see vasakpoolne versioon ei ole võib-olla kõige parem lahendus. Et võib-olla oleks siis mõistlik need kontuurid suurte ruumide lõikes siis teha niiviisi, eks ole, et sellest nihkevuugist väga palju neid torusid läbi ei jookseks. Nüüd eraldi slaid puudutab torude jätkamist, noh üldjuhul me seda põrandakütte toru sinna maha paneme, siis peaks ikkagi seda toru nii-öelda ostma või hankima nii, et me saaksime ühe kontuuri teha nii, et me seda toru jätkama ei pea. Et torude jätkamine võib olla vajalik sellisel juhul, noh juhtub teinekord,
et oleme selle kontuuri maha pannud ja mingisugusel imelikul põhjusel tekib sinna kontuuri auk. Ehk meil oleks vaja neid torusid jätkata või siis parandada, siis see iseenesest on muidugi lubatud. Küsimus on siis lihtsalt, et see jätkamine tuleks teha õigete liitmikutega ehk igal juhul mitte kasutada siis selliseid lahtivõetavaid survemutriga liitmikke, aga eelistama peaks siis kas laiendusliitmiku, ma sellest natukene edaspidi räägin, mis asi see laiendusliitmik on, või siis spetsiaalseid pressliitmikke, mis on siis põrandakütte toru jätkamiseks mõeldud. Et kindlasti mitte nii, et lähete lihtsalt suvalisse ehitusmaterjalide poodi ja otsite suvalise, justkui õige mõõduga jätkuliitmiku, et selle jaoks on ikkagi spetsiaalsed liited. Ja paigaldusnõuded on siin veel natukene ehk kui neid kontuure maha panna, et siis peaks jälgima seda, et välisseintest siis peaksid nad olema kuni 50 millimeetrit eemal. Ja kui meil on ruumides mingid šahte või korstnaid või kaminaid, siis ka nendest nii-öelda see kontuuri kaugus peaks olema siis vähemalt 200 millimeetrit. Ja kui need liited siis vaja sinna põrandasse panna on, siis tuleb ka see kindlaks teha, et kas need liited on nii-öelda korrosioonialtid või mitte. Kasutades plastliiteid ei ole meil mingit korrosiooniohtu siin, miski ei idane, ei mädane, eks ole. Et kui me jätkame siis seda toru metallliitmikutega, siis tuleb uurida, et kas need liited tahavad mingisugust teipimist või mitte, et Uponori puhul nad seda teipimist muidugi vaja ei ole. Ja kontuuride lubatud nihe tähendab siis seda, et kui me seda põrandakütet või need torusid maha paneme, siis see torude sammu erinevus kontuuri lõikes ei tohiks ületada üle 10 millimeetri. See tähendab seda, et kui meil näiteks on 20 toru 300 sammuga, et siis see 300 ehk torude omavaheline vahe võib kõikuda siis pluss-miinus 10 millimeetrit, eks ole. Ja vertikaalne torude lubatud nihe ehk see torude nii-öelda tasapinnalisuse nihe siis üle 5 millimeetri olla tegelikult nagu ei tohiks. Et ikkagi nii-öelda korralikult ja korrektselt tuleb need torud maha panna. Ma hiljem näitan paari pilti, kus seda korrektsust väga jälgitud ei ole. Esimene pool sai sellega ühele poole ehk kujupaigal või märkpaigalduse puhul siis neid viise, mismoodi seda toru sinna põrandasse panna on mitu ja erinevatel puhkudel siis saab kasutada erinevaid võimalusi, et sõltuvalt siis sellest, milline teie konkreetne olukord on. Aga on ka juhuseid, kus valada ei saa või valada ei taheta, et kus betooni kas raskus või miski muu põhjus ja tahaksite seda põrandakütet rajada kuival meetodil. See tähendab, et ilma erinevate valutöödeta. Ka selleks on siis mitu erinevat võimalust ja Uponori puhul on ühe sellise süsteemi koondnimetus sikkus ehk koosneb see süsteem siis sellisest EPS-plaadist. See pilt on siin, eks ole, seal plaadi sees on sellised sooned ja nende soonte sisse siis surutakse selline alumiiniumist soojusjaotusplaat. Selle soojusjaotusplaadi mõte ongi see, et kuna tegemist on kuipaigaldusega, siis seda toru ümber mingisugust sellist soojusjuhtivat nii-öelda ainet või massi ei ole. Aga tänu sellele alumiiniumplaadile siis on võimalik seda, see toru läheb siia alumiiniumplaadi soond, eks ole, nii nagu siin näha on. Et siis on seda soojusjaotus või soojuslevimispinda mõnevõrra rohkem. Ja üldjuhul siis see sikkus sellise kahekomponendilise paigalduse kasutatakse siis olemasoleva põranda peale. Ehk see konstruktsioon ongi siis selline, et olemasolev põrand, eks ole, siis on sikkus selle soojusjaotusplaadiga toru ja nüüd selle sikkuse peale tuleb panna siis näiteks põrandakips ja selle peale omakorda siis juba võib panna parketi, ja ongi teil nii-öelda olemasoleva põranda peale see põrandaküttesüsteem rajatud. Et see vaheplaat on nüüd sikkuse süsteemi puhul oluline, et päris otse parketti nagu nende torude peale panna ei saa ja siin põhjus on hästi lihtne, et põhjus on see,
et see EPS-plaat on natukene pehme. See tähendab, et kui ta seda põranda kipsi siia vahele ei pane või noh, õigemini siis selle paigaldise peale, siis see põrand kukub natukene vetruma, et see ei ole väga nii-öelda stabiilne. Ehk siia peale oleks vaja siis noh, näiteks põrandakips ja põrandakipsi peale siis omakorda siis parkett. Ja kui nende soonte sammud, nagu näete, siin on 150, 250, 300, et millist on võimalik siis selle sikkusega nii-öelda saavutada. Ja on olemas ka selline tööriist, et kui selle EPS-plaadi peal on vaja mingisugust natukene teistsuguseid pööranguid teha, seda soont natukene modifitseerida, siis sellise sulatajaga on see töö tegemine lihtne. Ja nüüd, mis sikkust puudutab või tegelikult, mis puudutab enamusi siis paigaldusviise, siis tegelikult on lisainfot ja ka needsamad webinarid üleval Uponor Eesti YouTube'i kanalil ehk sealt te saate neid igal ajal vaadata ja ma täna meelega ei pannud siia neid videosid, et kui see webinar läbi saab, et siis kellel on huvi, siis tasub sellele Uponor Eesti YouTube'i kanalit külastada ja seal on ka kõik võimalikku muud sellist huvitavat infot ja trikke ja nippe, et kuidas ühte või teist tööd nii-öelda mõistlikult ja õieti teha. Veel kord seesama sikkus, et siin on nagu pilt ka, et mismoodi see tehtud on, et Uponori puhul on ta siis 14 ja 20 millimeetristele torudele ja see isolatsiooni paksus originaalis siis on 14 millimeetrisel süsteemil 25 millimeetrit ja 20-sel 30 millimeetrit. Ja EPS-i siis andmed on siin ka näha. Seda sama sikkussüsteemi saab tegelikult edukalt kasutada ka vahelagedes, et kui me ajame vahelaed, kus meil on tegelikult juba isolatsiooni nii-öelda vahelaes pandud vatt siin või mis iganes, eks ole, siis me saame neid sikkuse soojusjaotusplaate kasutada ilma selle eraldi EPS-plaadita ehk siin käib see paigaldus siis niiviisi, et me paneme need alumiiniumist soojusjaotusplaadid lihtsalt laudise vahele, eks ole, ja surume torud selle alumiinium soojusjaotusplaadi sisse ja jällegi, kuna siin nüüd seda koormusjaotust kihti ei ole, eks ole, siin pole seda vaja, et siia võime siis parketti juba ilusasti nii-öelda peale paigaldada, et need samad laudised võtavad juba selle nii-öelda põrandakonstruktsiooni jäikuse vastu. Ja siin on nüüd oluline see, et need plaadid tuleks siis paigaldada nii, et nad omavahel kokku servapidi ei puutuks ja see põhjus, miks nad ei tohi puutuda, on lihtsalt see, et kui see põrandakütte vedeliku temperatuur selles torustikus muutub, siis need alumiiniumist plaadid kipuvad siis ka soojus paisuma ja kui nad omavahel kokku puutuvad, siis võib sealt tekkida selline ebameeldiv müra, et kuulete võib-olla mingit kriginat või mingit niisugust häält. Ja mis nüüd nende plaatide puhul veel on tähtis, on see, et kui te valite siis omale neid, ütleme nii, et Uponor ei ole kindlasti ainukene põrandaküttesüsteemide tootja, aga et kui te neid plaate ja toru siis valite, siis soovitus on küll see, et kasutage sama tootja plaati ja toru. Ehk tavaliselt on nii, et kuigi toru välismõõdud on suhteliselt täpsed ja materjalid suhteliselt sarnased, siis on olnud juhuseid, et kui te kasutate ühe tootja plaati ja teise tootja toru, siis see toru hakkab selles soones samamoodi niisugust ebameeldivat häält tegema, et mis võib olla häiriv, et kui kasutada siis ühe tootja omasid, siis seda ohtu on mõnevõrra vähem. Selle slaidi peal siis soojuse jaotusest puitpõrandas, et kui mäletate, siis oli meil see betoonpõranda versioon. Siin on nüüd samasugune selline simulatsioon puitpõranda puhul ehk see algandmed on põhimõtteliselt samad ehk torus jooksev veetemperatuur on 36,5 kraadi
siis ja põranda pinnatemperatuuri saame 24,5, siis kui betoonivalu puhul oli, eks ole, selle küttevee ja põranda pinnatemperatuuri erinevus 3 kraadi ainult, siis näete, kuivapaigaldise puhul on see oluliselt suurem, mis siis omakorda tähendab seda, et kuivapaigaldis tahab üldjuhul ka kõrgemat pealevoolutemperatuuri võrreldes siis märkpaigaldusega. Ehk kui betoonvalu puhul peaks meil soojuspumbast tulema seal, ütleme näiteks maksimaalselt 35 kraadi küttevesi, siis selleks, et ruum ära kütta, siis puitpõranda puhul peab olema see soojuspumbast väljuva veetemperatuur mõnevõrra betoonvaluga võrreldes kõrgem. Ja samamoodi siin on need numbrid natukene väiksemad või need numbrid pisikesed, et ega siin neid väga ei näe, aga siis puitpõranda puhul võib-olla või kuivapaigalduse puhul siis võib tõesti olla nii, et see põranda pinnatemperatuur toru kohal versus siis põranda pinnatemperatuur kahe toru vahel, et see erinevus nüüd võrreldes siis märkpaigaldusega on suurem ja see omakorda tähendab seda, et kui märkpaigalduse puhul võib rahulikult kasutada 20 millimeetrist toru, eks ole, 300 sammuga ilma igasuguse probleemita, siis kuivapaigalduse puhul võiks tegelikult siis kasutada väiksema läbimõõduga toru ja tihedamat sammu, et siin on muidugi need soojusjaotusplaadid ka näha, et need ikkagi seda soojusjaotust nii-öelda ühtlustavad, aga soovitus on siis see, et kui me räägime kuivapaigaldusest, siis kuivapaigalduse puhul võib-olla oleks mõistlik kasutada peenemat toru ja natukene väiksemat paigaldussammu. Nüüd paigaldusskeemidest ka natukene hästi lühidalt, et laias laastus ehk paigaldusskeemid selles mõttes, et mismoodi see toru kontuur sinna põrandasse maha panna ja mis vahe neil on. Et ma räägin siin kahest paigaldusskeemist, et see on see kõige lihtsam ja kõige tavalisem paigaldusskeem, eks ole, et kus see torustik pannakse siis niiviisi sinka-vonka, eks. Ja sellel paigaldusskeemil pole mitte midagi muud häda kui see lihtsalt, et temperatuuri nii-öelda jaotus kontuuri algus versus kontuuri lõpp on üsna suur. Ehk siis kontuuri alguses on torus voolava vee temperatuur või põrandapinna temperatuur võib olla 25 kraadi, eks ole, mida nüüd kontuuri lõpu poole me liigume, seda rohkem see vesi on juba nii-öelda jahtunud, ehk see on muidugi selline väga meelevaldne näide, aga ruumi siis nii-öelda ühes otsas võib olla see põrand mõnevõrra soojem kui ruumi teises otsas, et see temperatuuri erinevus on ehk võib-olla suur. Samas on selline paigalduskeem, selle nii-öelda teostamine äärmiselt lihtne, et selle mõtleb igaüks välja, eks ole. Teine levinud on siis selline teokarbi versioon ja siin on siis eelis selles, et paigaldada on teda keerulisem, aga siin siis need kontuurid jooksevad nii, et peale ja tagasivool jooksevad üksteise järel. See tähendab, et see temperatuur nii-öelda ruumi lõikes jaotub ühtlasemalt, et meil ei ole nii, et ruumi alguses või selle kontuuri alguses ja versus kontuuri lõpus on see temperatuuri erinevus suur, ehk see käib nii-öelda üle ühe. Et paigaldus jällegi on mõnevõrra keerulisem, aga selline põranda temperatuuri ühtlus on sellise paigaldusviisi puhul siis nii-öelda parem. Ja kolmas paigaldusskeem, mida võib-olla vähem kasutatakse selliste tavaliste paigaldiste puhul on Tichermanni skeem ja selle mõte on ja seda oleks mõistlik kasutada siis, kui ma on sellised garaažid või sellise hästi korrapärase kujuga ruumid, et kus me saame siis need kontuurid paigaldada nii, et meil ei ole jaotuskollektorit vaja, et siin see mõte on selle asja juures siis see, et me ehitame need kontuurid täpselt ühe pikkused, et kui me hakkame siis nii-öelda pealevoolu torustikus selle põrandakütte kontuuri pikkust mõõtma, teeme selle tiiru selle esimese kontuuriga ära, eks ole, tagasivool nüüd jookseb siit niiviisi jõnksuga tagasi, siis selle kontuuri ja selle toru pikkus on täpselt sama pikk kui ka järgmise kontuuri oma ja järgmise. Ja annab see siis selle, et meil tegelikult jaotuskollektorit ja siis nende kontuuride reguleerimist vaja ei ole. Seda on võib-olla hea teada, et kui
nii-öelda eramutes või korterites seda ei kasutata, aga seda Tihelmanni süsteemi on mõistlik kasutada ja sellel on oma nii-öelda ka majanduslikult või rahaline efekt, et kui me rajame tõesti selliseid, noh, ma ei tea, autoremondi töökodasid või suuri garaaže või mingeid laopindu, et siis see Tihelmanni kontuuri kasutamine annab meile selle, et tõesti, et meil ei ole võib-olla jaotuskollektorit vaja ja saame selle süsteemi lihtsalt tasakaalu ja väiksema kuluga. Lihtsalt teadmiseks. Nüüd väike võrdlus ka, et mis vahe siis selle nii-öelda märg ja kuipaigaldusel nagu põhiliselt on. Noh, siin see slaid võib-olla seda siis kirjeldabki, et noh, tegelikult nagu ma enne rääkisin, et mida õhem valukiht, seda kiiremini põrandaküte reageerib. Noh, ilma valukihita ehk kuipaigaldus, inerts ja reageerimisaeg on oluliselt kiirem ja miks seda vaja on, seda võib vaja olla siis, kui me tahame kasutada erinevaid ökorežiime. See tähendab seda, et kui meil on märgpaigaldus ja hästi paks valu, noh siis meil automaatikaga näiteks mingisuguseid öiseid madalamaid temperatuure, noh neid ei ole lihtsalt mõtet seadistada, sellepärast et noh, see inerts on selle märgpaigalduse puhul lihtsalt niivõrd suur, siis kuivapaigaldus vastupidiselt reageerib üsna kiiresti ja see on üks kuivapaigalduse eelis, et seda me saame palju paremini erinevate ökorežiimide ja muude võimalustega siis nii-öelda reguleerida. Teistpidi jälle kuivapaigaldis tahab ka kõrgemat pealevoolutemperatuuri, noh nii nagu me rääkisime, eks ole, et see soojuse jaotus ei ole nii hea kui betoonvalu puhul ja noh, veel kord kordamiseks siis, et torude samm võiks olla siis kuivapaigaldise puhul tihedam võrreldes betoonvaluga. No vot, paigaldusviisidega sai ühele poole. Läheme edasi, et põrandaküttetorud, et mis torusid siis kasutada selleks, et seda põrandakütet rajada. Noh, laias laastus kasutatakse 3 eri tüüpi toru, millest esimene on siis see komposiittoru ehk toru, millel siis 2 plastkihi vahel on alumiiniumkiht. Noh, seda tuleb tunnistada, põrandakütte rajamisel kasutatakse suhteliselt harva. Noh, tema võib-olla ainuke eelis on see, et kuna see alumiiniumkiht on seal vahel, siis seda toru painutades, noh, kui me oleme selle painutuse seal ära teinud, siis see toru ennast nii-öelda tagasi sirgu ei kipu tõmbama. Ehk on mõnevõrra kuju püsivam, noh teatud tingimustel võib-olla on seda vaja. Pigem kasutatakse seda komposiittoru seinakütte rajamisel. Aga põrandakütte puhul 2 põhilist on siis PEX-A-toru ja PERT-toru ehk mõlemad on pärinevad ühest ja samast polüetüleenist, lihtsalt nende torude valmistuse protsessid on mõnevõrra erinevad. Ja neil on nii mõnedki ühised omadused, aga on ka natukene erinevad ja sellest ma hästi lühidalt ka räägin. Et mõlemal torul üks asi, mis on neil ühine, on evohkiht ehk evohkiht on hapnikutõrkekiht. Et lisaks siis sellele polüetüleeni materjalile, millest see toru tehtud on ta kaetud sellise õhukese etüülvinüülalkoholi kihiga, mis on vajalik siis selleks, et takistada õhuhapniku sissepääsu küttevette. Et polüetüleen on iseenesest äärmiselt hea materjal, üks enim levinud plaste, aga tal on halb omadus on see, et ta laseb hapniku läbi ja noh, see, et hapnik siis küttevette pääseb, on sealt sellepärast halb, et hapnik vees tekitab teadupärast erinevates korrodeeruvates osades korrosiooni ja seetõttu siis oleks vajalik selle kihi pääsemine või see kiht on vajalik siis selleks, et selle hapniku pääsu nii-öelda takistada. Siis noh, painduvused on need laias laastus sarnased. Nüüd PERT-i puhul, mis on natukene odavam toru kui PEX-A-toru, on siis üks asi, mida peaks teadma, on see, et üldjuhul on lubatud teda paigaldada ainult plusskraadide juures. Ja mida tal ei ole võrreldes PEX-A-toruga on siis need asjad, millest siis võib-olla räägime sellest kriimustusest ka, et kui mäletate, siis teatud
teatud torukinnituste puhul, sinna mummulise plaadi vahele, seal seda toru väga kriimustada ei saa, kuna see toru on seal mummude vahel peidus, siis teiste paigaldusviiside puhul juhtub tihti ka see, et kui te selle toru peal olete kõndinud ja sinna mingisugused kriimud-kraamud peale astunud, et siis vot see PEX-A põrandakütte toru puhul on kuni 15%, siis toru seina paksusest arvestatuna lubatud, et see selle toru nii-öelda omadusi oluliselt ei halvenda ja PEX-A toru on võimalik paigaldada ka tegelikult kuni -15-kraadise välisõhu temperatuuri juures, mis ei tähenda jällegi seda, et see väga mugav oleks, aga teinekord on siiski pakase käes vaja seda toru maha panna, et siis erinevalt siis PERT torust, mis on siiski plusskraadide juures, PEX-A toru on lubatud siis paigaldada kuni -15 kraadi juures. Ja lisaks on tal veel sellised omadused nagu mäluefekt ja erinevate liidete või teistmoodi liidete kasutamise võimalus, millest ma kohe räägin. Et see PEX-A toru tegelikult on siis, nii nagu ma rääkisin, on polüetüleentoru, mida on siis valmistamisel tehtud nii, et need polüetüleeni molekulid on omavahel ristseotud ja see ristsidemete arv määrab siis torutüübi. Ehk me räägime PEX-A torust, siis näete, et tegelikult neid PEX-torusid on ka 3 erinevat versiooni ja need versioonid tekivadki siis sellest, et loetakse ära siis, kui palju neid molekule on õnnestunud selle ristsidemetega omavahel siduda. Ja vot seesama ristsiia seotud molekulide hulk tegelikult selle toru omadused ka tegelikult määrab. Ehk kui te lähete nüüd põrandakütte toru poest siis omale nii-öelda valima ja tahate saada parimat ehk seda, millel need erinevad mäluefektid ja külmakindlused ja muud asjad on, siis peaks valima selle PEX-A toru, sest PEX-B-l ja PEX-C-l neid erilisi omadusi ei ole. Et on see ainult PEX-A torul. Ja mäluefekt tähendab siis tegelikult seda, et kui me seda toru mingit moodi füüsikaliselt mõjutame, siis peale selle mõju lõppu see toru taastab oma esialgse kuju ja tänu sellele mäluefektile siis me saame selle PEX-A toru puhul siis kasutada mõningaid selliseid trikke ja nippe ja võimalusi, mida teistel torudel ei siis komposiittorul ega PERT-torul ei ole, ehk kasutada spetsliitmikke, saame mõlki toru sees parandada, saame kasutada unikaalset surveproovi ja teatud määral on siis see PEX-A toru ka külmakindel. Kohe räägime. No esimene asi, mis seda mäluefekti ära kasutab, on Quick and Easy liides ehk seesama liide, mida ma näitasin, mis siis kõlbab suurepäraselt selleks, kui meil on vaja toru jätkata. Ja selle Quick and Easy liite nii-öelda põhimõte on siis selline, et see liite tegemine käib siis niiviisi, et on üks selline hülss. Siin on seesama hülss, et selle hülsi me lükkame toru otsa kõigepealt ja siis on meil selline laiendusaparaat ehk aparaat, mis siis selle toru otsa tegelikult ehk seda siseläbimõõtu laiendab ehk me laiendame selle aparaadiga siis selle toru siseläbimõõtu, toru peal oli rõngas samamoodi, eks ole. Ja kui me oleme selle toru otsa ära laiendanud, siis me pistame selle liitmiku otsapidi sinna torule sisse. Ja vaat nüüd hakkab tööle siis see mäluefekt ehk see toru tahab oma esialgset asendit taastada või esialgset kuju ja hakkab siis selle liitmiku ümber tasapisi kokku poole tõmbuma ja jääbki sinna nii-öelda kokku tõmbuma, kuna selle liitmiku välisläbimõõt on mõnevõrra suurem kui toru algne siseläbimõõt ehk see protsess, nagu näete, on lõputu ja selles mõttes on tegemist siis äärmiselt töökindla liidesega, mis on kindlasti oluliselt nii-öelda ohutum võrreldes pressliitmiku või hoidku jumal siis, kui keegi tahab jätkata ikkagi nende survemutterliitmikutega, et siis need kaks asja ei ole omavahel võrreldavad. Ehk tegemist on siis ideaalse liitega, kui me tahame erinevaid torukahjustusi parandada, et meil on vaja mingil põhjusel siis jätkata. Mõlgi eemaldamine on ka oluline põrandakütte paigaldusel, kui me neid kontuure sinna põrandasse paneme, siis ju tihti juhtub, eriti kui me jahedate ilmadega teeme, et selle, vabandust, võtame tagasi, et kui meil on vaja teha siis torus neid nii-öelda pöördeid,
noh, siis võib juhtuda see, et me keerame sellesse torusse mõlgi sisse. Ja vot PEX-A-toru puhul me saame selle mõlgiga hästi lihtsalt hakkama, see tähendab, et me võtame sooja puhuri, laseme selle toru osa selliseks läbipaistvaks, keerame käsitsi selle mõlgi välja, noh, see toru sirgeks tagasi ja nüüd, kui see mõlgiga koht on ilusasti ära jahtunud, eks ole, siis tegelikult sellest torust, sellest mõlgist mingit jälge ei ole ja toru omadustes ka tegelikult mitte midagi ei juhtu, et see toru on nii uus. Noh, välja arvatud see tuleb küll tunnistada, et kui ma rääkisin, et põrandakütte toru välispinnal on see hapnikutõkkekiht, see hapnikutõkkekiht on äärmiselt õhuke siin peal, et siis selle soojendamisega selle koha pealt selle hapnikutõkkekihi muidugi tossutate ära, eks ole, aga kuna see jupikene on äärmiselt lühike võrreldes siis kogu selle kontuuri pikkusega, noh siis sellest mingisugust ohtu tegelikult ei ole, et see kõik on okei. Aga põhiline on see, et sellest mõlgist te saate siis PEX-A-toru kasutades äärmiselt lihtsalt lahti. Ja seda ikka juhtub, et profidel võib-olla vähem, aga kui nii-öelda esimest või teist korda seda tööd teete, et siis kipuvad need mõlgid tulema lihtsamalt. Nüüd seda laiendusliikmiku puhul võib-olla on jälle hea teada veel seda ka, et see toru kokku tõmbumine või selle liite nii-öelda lõpliku tugevuse saavutamine võtab aega sõltuvalt sellest siis, kui või mis õhutemperatuuri juures me neid töid teostame, ehk mida jahedam, seda kauem see rõngas ja toru siis oma esialgse kuju või selle kokkutõmbumise protsessiga hakkama saavad, ehk seda peaks siis jälgima, et nagu näete, siis välisõhutemperatuuri puhul seal -15 kraadi võib see liite lõpliku tugevuse ehk ajani surveproovi võiks teha, võib olla kuni 7 tundi, eks ole. Et siin on see trikk muidugi on, et kui tahate, et see liite nii-öelda formeerumine toimuks võimalikult kiiresti, siis niiviisi ettevaatlikult seda liidest soojendades fööniga, et siis saate selle asja kiiremini teha, et laenutate abikaasa juuksefööni, mis väga kuuma õhku ei puhu ja saate siis sellega liidese nii-öelda varem valmis. Aga hea on lihtsalt see meeles pidada, et selliste miinuskraadide või miinusele lähedaste kraadide juures ei toimu see kokkutõmbumine hetkega, aga võib võtta siin tund-kaks. Nüüd jäätumine, põrandakütte seisukohalt tegelikult see väga oluline ei olegi, aga jäätumisest ma tahtsin rääkida lihtsalt sellepärast, et selgitada jällegi selle PEX-A-toru sellist mäluefekti ühte võimalust või ühte nii-öelda eelist. Ehk kui me räägime nii-öelda vabalt seisvast torust või sedasama PEX-A-toru võib kasutada ka ju näiteks tarbeveetorustike rajamisel, et ta on küll teise nimega natukene, aga see põhimõte on sama. Ehk oletame näiteks, et meil on see toru ja see on paigaldatud hüssi, tarbevee, ma ei tea, suvilas on ju, siis kui see PEX-A-toru ära jäätub sees, siis ta loomulikult jää surub selle toru siis nii-öelda siseläbimõõdu suuremaks või paisutab ta siis ülesse. Ja nüüd, kui see jää sealt ära sulab, siis see torul mäluefekt on, kuigi ta on külma saanud, on endiselt säilinud ehk see toru nii-öelda taastab oma esialgse kuju ja põhimõtteliselt talub seda jäätumist tuhandeid kordi ilma, et aga midagi juhtuks. Nüüd põrandaküttes või ehk põrandasse valatud toru puhul see kahjuks ei kehti, sest seal on see jama, et see toru ei paisu seal betooni sees ühtlaselt või enamike kohtade peal ta ei saagi paisuda, aga betoonis võivad olla mingisugused valuaugud või mingisugused sellised paunakesed ja vot sinna ta siis paisub ikkagi lõhki, aga tõesti selle slaidi mõte oli pigem see, et reklaamida seda PEX-A-toru nii-öelda mäluefekti, et nii-öelda üldinfo mõttes. Nüüd, mis on küll oluline, on see, et PEX-torud ega ka PERT-torud ehk polüetüleentorud ei talu UV-kiirgust ehk see pilt, mis siin slaidi peal on üsna tüüpiline ehk Eestimaa nii-öelda põllukülad on sellised nii-öelda paigaldisi täis, kus siis paigaldaja paneb selle põrandakütte kontuuri rõõmsalt laotab maha, eks ole, aga
segumasina järjekord on 3 nädalat ja võt siis see paigaldis seal päikese käes rõõmsalt niiviisi peesitab, siis kahjuks see tegelikult lubatud ei ole, ehk need põrandaküttetorud UV-kiirgust kardavad ja jutt ei olegi siin mitte kuudest, et mis ta ei tohiks päikse käes olla, aga jutt on ikkagi nädalast, et kui ta on ikka nädal aega peesitanud, siis selle põrandaküttetoru eluiga on juba täiesti märgatavalt lühenenud, et kui tavaliselt öeldakse, et selle põrandaküttetoru eluiga standardjärgne, kusjuures on ka 50 aastat, siis kui julgen arvata, et kui ta on nädal-2 päikese käes vedelenud, siis ta eluiga võib-olla on juba pool nii-öelda lühenenud. Ehk kui te ootate valumehi, siis katkege see paigaldis kilega. Enne seda, kui te paigaldama hakkate, hoidke see põrandaküttetoru ka pakendis, ärge võtke sealt pappkastist välja ja pidage siis meeles, et see plasttoru seda päikesepaistet väga ei taha. Nüüd kemikaalide taluvusest ka, et teinekord on vaja, et kui üldjuhul voolab põrandaküttes vesi ja väga suurt vajadust seda asendada mingite segudega ei ole, siis on teinekord vajadust meil siis selle põrandakütte külmakindlust suurendada, et lisada siis mingisugust külmumisvastast vedelikku ja see on lubatud ehk ponoritorud üldjuhul on vastupidavad enamikele etüleen ja propüleenglükooli vesilahustele, et kui seda siis külmumisvastast vedeliku kontsentraati ostate, saate ju küsida üle ka selle müüja käest, et millist kontsentratsiooni lubatud on, aga laias laastus on see polüetüleen ikkagi suhteliselt kemikaalikindel ja nende erinevate kemikaalide nii-öelda mõju sellele torule, internetist leiab kümneid tabeleid, kus on näha siis, et millist kemikaali ja millise nii-öelda kontsentratsiooniga siis see toru talub. Ehk sellist tüüpilist segu võib täiesti rahulikult kasutada. No nüüd vähe huvitavamaid asju veel, et kui me põrandakütte kontuuri pikkusest räägime, et siis kui pikad need kontuurid seal põrandas olla võiksid, et kui meil on ikkagi suuremad ruumid, siis kipub see toru hulk, mis sinna põrandasse maha tuleb, kerida päris pikaks minema ja päris ükskõik ei ole, et kui pikka me sinna nii-öelda maha kerida saame ehk näete siin sõltuvalt toru läbimõõdust on siis antud ikkagi maksimaalsed ühe põrandakütte kontuuri pikkused, et sellest siis nagu väga palju üle minna ei oleks mõistlik ja üle minna ei oleks mõistlik mitmel põhjusel, et esimene on see, et kui meil on väga pikad kontuurid, siis temperatuuri lang ehk temperatuur kontuuri alguses ja temperatuur kontuuri lõpus on juba sedavõrd palju erinevad, et te tunnete jalaga seda erinevust, eks ole. Ja teine põhjus on see, et liiga pika kontuuri takistus on kõrge ja see tekitab lihtsalt ilmaaegu nii-öelda lisakoormust pumbale, et ei ole mõtet seda ringluspumpa ülemäära nii-öelda koormata. Ja lisaks siis see põrandakütte standard ka annab ette, et kui palju see ühe kontuuri siis rõhukadu lubatud on. Ehk rusikareeglid on siin. See kontuuri pikkused jällegi, see ei ole millimeetri pealt, eks ole, et kui siin võtame 20 toru läheb 93 meetrit, ei ole mingi katastroof, eks ole, aga sellised nii-öelda numbrikesed võiks meelde jätta. Ja teine asi veel, mida ma olen hästi palju ise kohanud, on see, et kui meil on sellised üsna suured ehitised või suured eramud, kus neid kontuure tuleb hästi palju, siis tahetakse see jaotuskollektor ehk see seade, kuhu külge need torud kinnitatakse, tahetakse panna hästi pikk
et kollektor, kus on seal võib-olla 12, 14, 16 kontuuri ühe kollektori küljes, siis siin on ka see oht lihtsalt, et kollektor ei suuda nii palju seda küttevett läbi ajada, et kui palju meil neid kontuure on. Ehk alati kollektorit ostes on vaja siis kollektori juhendist ka vaadata, et kui palju maksimaalselt selle kollektori läbilase on, et ehk ühesõnaga, ma julgen arvata selliste tavapaigaldiste puhul, kui meil selle kollektori siis kontuuride arv läheb ikkagi sinna juba 10 kanti, siis mina kasutaks või paigaldaks pigem 2 jaotuskollektorit, 2 lühemat kui 1 pikk, et siis me saame selle läbivooluga paremini hakkama. Nüüd toru kulu spikker ka, et kui lähete juba poodi või seda toru ostma, siis see toru kulu, mis meil sinna põrandasse kulub, sõltub loomulikult ju sellest, et milline meil see planeeritud toru kontuuri vahe või toru samm on. Siin on väike spikker, et kui palju meetreid ruutmeetri kohta seda toru kulub, et teate seda vajalikku toru kogust arvutada. Siin on need kulud on muidugi ilma siis selle liinita, mis läheb siis kollektorist konkreetsesse ruumi, et see tuleb sinna juurde liita. Ja siin on üks selline täiesti suvaline selline tabel tehtud, kus ma üritan näidata siis seda, et kuidas võimsus sõltub erineva kättesaadav küttevõimsus sõltub siis toru läbimõõdust ja paigaldussammust ehk me oleme eeldanud, et pealevool ehk torusse minev, tegemist on betooni valatud toruga ehk pealevool 35 kraadi tagasivooluks ehk võtsime siis 5 kraadi madalama ehk 30 kraadi ja vaatasime 2 toru siin, et siis 20 mm toru tüüpsammuga, eks ole, 300 mm ehk sellisel puhul saame me 45 vatti per ruut. Kui me võtame natukene siis peenema toru ja kasutame seda 16 mm toru 200 mm sammuga, siis näete, me saame seda võimsust natukene rohkem kätte, ligi 10 vatti per ruutmeeter. Ja kui me kasutame siis natukene ebastandardseid samme ehk läheme 20 toru puhul 200 sammu peale, siis me seda võimsust saame kohe siit natukene paremini kätte. Ehk laias laastus peenema toru ja väiksema sammuga saame me võimsust natukene rohkem. Kas meil nii palju vaja on, see on nüüd ise küsimus, eks ole, et see 60 juba, mäletate, ma ütlesin, et 60 vatti per ruutmeeter võikski olla selline maksimaalne soovitav väljundvõimsus põrandakütte rajamisel, et rohkemat meil tõenäoliselt vaja pole ka. No vot, kui nüüd torud maha said ja kõik see paigaldus tehtud sai, siis järgmine etapp, mida teadma peaks, on see, et mismoodi see toru siis veega täita. Siis äärmiselt oluline on täita ühe kontuuri kaupa, see tähendab seda, et jaotuskollektoril tuleb kõik kontuurid kinni panna kõigepealt ja hakata vett laskma siis esimesse kontuuri, kui see on vett täis ja õhutatud siis teise. Ja selle täitmise kohta ma soovitan vaadata jällegi meie Eesti YouTube'i kanalil on üks äärmiselt hea video. Seal meie inglise kolleegid, selline šarmantne meesterahvas, teeb selle puust ja punaselt ette, et mismoodi see õhk sellest põrandakütte kontuurist kätte saab, et soovitan seda kindlasti vaadata, et kuidas see asi käib, see pole midagi keerulist, aga sealt tõesti on see hästi näha. Ja teine asi, et kui nüüd põrandaküte on täidetud, on vett täis, siis tuleks tegelikult ka kontrollida, et meil kuskil mingeid lekkeid ei ole. Ja see survestamise protseduur ja survestamisaparaadi pilt on siin ka olemas, on siis see graafik on selline, ehk see protseduur käib siis niiviisi, et me kõigepealt siis tõstame selle survestusmasinaga rõhu meie põrandakütte torustikest 1,5-kordseks töörõhuks. Oletame, tava eramaja puhul see töörõhk võib-olla ongi seal mingisugune 1 baar, 1,5 baari, et siis 1,5 töörõhuni, näiteks 2,5 baarini. Tõenäoliselt meil on vaja vahepeal natukene seda stabiliseerida ka. Ja nüüd, kui see rõhk jäi mõneks ajaks püsima, eks ole, siis me laseme hästi kiiresti selle töörõhu poole või selle rõhu poole töörõhuni maha.
avame siit ventiili ja samal ajal vaatame siis selle survestusaparaadi manomeetrit, et kui meie paigaldis on nii-öelda veetihe, siis selle manomeetri peal rõhk peab natukene tõusma ja jääma püsima, et see näitab siis seda, et siin on need minutid ka loodud. Ja miks ta nii on, siis siin me kasutamegi seda sama PEXA mäluefekti, ehk siin on siis see loogika on selles, et kui me survestasime ta 1,5-kordse töörõhuga, siis see toru selle survele andis natukene järgi, ta läbi või siseläbimõõt mõnevõrra suurenes, eks ole. Ja nüüd, kui me laseme niiviisi pauhti selle rõhu alla, siis see toru üritab justkui enda seda esialgset kuju jälle taastada, tõmbub nii-öelda oma esialgsesse kujusse tagasi ja sellele siis ka rõhk siin manomeetri peal natukene tõuseb, ehk see on siis sellise nii-öelda PEXA toru klassikalise survestamise protseduur. Lähme edasi. Oletame siis nüüd, et meil on need põrandakütte torud maas, täidetud, survestatud ja kõik on valmis selleks, et seda põrandakütet ka käitama hakata, siis selleks, et temperatuurid oleks sellised, nagu meil vaja on, nagu me tahame, on meil vaja ka põrandakütte automaatikat. Ja põrandakütte automaatika puhul siis me räägime 2 erinevast automaatikast, ehk esimene on siis automaatika, mis reguleerib pealevoolu temperatuuri ehk selle vee temperatuuri, mis meil sinna põrandakütte kontuuri läheb. Mäletate jälle, et rääkisin, et põrandaküte vajab mõnevõrra madalamat temperatuuri kui näiteks radiaatorküte. Vot siis selleks me reguleerime pealevoolu temperatuuri ja teine automaatika osa või teine etapp on ruumitemperatuuri reguleerimine. Ehk siin me siis reguleerime temperatuuri juba ruumide kaupa, näiteks, eks ole, et meil on vaja erinevat temperatuuri magamistuppa ja erinevat näiteks vannituppa, et siis selle jaoks ongi automaatika, mis reguleerib ruumi temperatuuri. Ja esimene pealevoolu temperatuuri reguleerimist tehakse tavaliselt siis pealevoolu automaatikaga, mis siis võib olla erinevat viisi. Üks automaatika võimalus on siin teie ees ja siin siis seda põrandaküttesse mineva vee temperatuuri reguleeritakse sõltuvalt välisõhust ehk välisandur paigaldatakse, mis siis mõõdab välisõhu temperatuuri ja vastavalt sellele, kui külm või soe siis õues on, siis muudab seda küttevee temperatuuri, mis sinna põrandaküttesse läheb. Ehk näitena näiteks, et oletame, et meil on väljas siin -30 kraadi, eks ole, siis välisandur selle -30 kraadi loeb ära ja annab siis põrandaküttesse 30 kraadise vee. Nüüd, kui väljas läheb soojemaks, näiteks 0, eks ole, siis see automaatika automaatselt seda põrandaküttesse mineva vee temperatuuri vähendab, ehk praegusel juhul siis oleks see pealevoolu temperatuur kuskil siin 25 kraadi puhul. Aga neid pealevoolu temperatuuri automaatikaid muidugi on hästi palju erinevaid, et tavaliselt on nad muidugi soojuspumba, kui me soojuspumba küttest räägime, siis neil on see soojuspumba nii-öelda sisse ehitatuna juba. Teinekord on vaja meil pealevoolu temperatuuri reguleerida ka nii-öelda kollektorite kaupa ehk võib olla ju nii näiteks, et meil on ühel korrusel on radiaatorküte ja teisel korrusel on põrandaküte või vastupidi, et siis meil ei ole vaja või on vaja siis reguleerida põrandasse mineva vee temperatuuri kollektori juures juba. Siis selle jaoks on olemas erinevad pumbagrupid, mis siis paigaldataksegi otse kollektori ette. Ja neid on ka 2 tüüpi, et selline peenem süsteem on siis selline, mis samamoodi siis omab välisandurit ja annab sinna põrandasse mineva vee temperatuuri sõltuvalt välisõhust. See on muutuv kogu aeg, aga on ka selline lihtsam versioon, kus me lihtsalt siis sellisest termopeast seadistame paika, et kui palju see põrandasse mineva vee temperatuur on. Näiteks keerame siit, et me tahame, et vesi, mis põrandasse läheks, oleks 35 kraadi, siis me seda saamegi sõltumata siis välisõhu temperatuurist, et sellisel juhul on ta konstantne suurus. Ja veel kolmas variant
sellistest pumbagruppidest või temperatuuri reguleerimisgruppidest on sellised pisikesed pumbagrupid ja need Uponori puhul on siis mõeldud eelkõige selliste väikestele paigaldistele, noh näiteks, et kui meil on terves korteris on radiaatorküte, aga renoveerime oma vannituba, siis meil on võimalik sellest nii-öelda radiaatorkütte torustikust teha väljavõte ja panna selline pisikene pumbagrupikene vahele ja kütta siis oma vannituba ja peent sauna siis vesipõranda küttega kasutades sellist pisikest pumbagruppi. No kui nüüd pealevoolutemperatuuriga oleme ühele poole saanud, siis järgmine automaatika osa on ruumitemperatuur ehk me reguleerime siis temperatuuri ruumide kaupa ehk me tahame ju erinevatesse ruumidesse erinevat õhutemperatuuri ja selleks siis kasutame ruumitemperatuuri automaatikat ehk koosneb ta siis erinevatest osadest, noh siin on jaotuskollektorite pildid, siin on täiturmootorid, mis käivad siis nende kollektorite otsa ehk avavad siis konkreetseid kontuure ja siin on siis aju ehk kontroller ja kõikvõimalike välimuse ja funktsioonidega termostaate, mis siis seda ruumiõhu temperatuuri reguleerima hakkab. No siin ma võib-olla räägin siin on jaotuskollektoritest 2 pilti ehk on nii roostevabast materjalist kui plastist jaotuskollektorid, et kui keegi küsib ja seda küsitakse, et mis vahe neil on või milline on suurim erinevus, siis kui päris aus olla, siis ega neil väga suurt erinevust ei olegi, et see on natukene ikkagi maitse asi, et vastupidavuse seisukohalt ma julgen arvata, et nad on üsna üheväärsed ehk siin ei ole, see valik on täiesti selline natukene maitse küsimus, et sobivad mõlemad väga hästi. No vot nüüd selle ruumitemperatuuri termostaatide valik on siis päris lai, et noh, siin on need pildid siis, mida Uponor pakub ja jaotuvad nad siis mitut moodi, et on siis termostaadid, mis on ilma displeita ehk ilma näidikuta, on termostaadid, mis on digitaalse näidikuga ja noh, siin sellise termostaadi puhul on lihtsalt pööratav ratas, kus me siis temperatuuri juurde või vähemaks keerame. Need 2 termostaati on sellised, kus ka mingit näidikut ei ole ja kus reguleerimine käib tegelikult siis hoopistükkis selle termostaadi tagaküljel oleva reostaadiga. Ja noh, nende public termostaatide idee on siis see, et neid paigaldatakse tavaliselt siis kohtadesse, kus ei taheta, et inimene väga lihtsalt nendele seadistustele ligi pääseks. Noh, lasteaiad, vanadekodud, motellid, muud sellised. Aga tavaolukorras sellised põhitermostaadid on need digitaalsed ja noh, digitaalsete termostaatide puhul on see tore lugu veel, et nende sees on 2 andurit ehk nad mõõdavad siis nii seda termostaati ümbritseva õhutemperatuuri kui ka seda temperatuuri, mis siis seda termostaadi lähedal olevatelt pindadelt kiirgab ja selle tulemus on see, et nad mõõdavad siis nii-öelda tajutavat temperatuuri ehk see nende mõõtmistulemus peegeldab nii-öelda täpsemalt seda, mida inimene selles ruumis tunneb. Lisaks on nendel uutel termostaatidel ka niiskusandurid sees, ehk me saame mõõta ka toas oleva õhu niiskust ja see võib-olla põranda kütte seisukohalt polegi väga oluline info. Küll on ta aga oluline info siis, kui me põranda kütte kaudu tahame jahutada, et siis selle õhu niiskus mängib nii-öelda kastepunkti ja kondensaadi vältimise seisukohalt päris suurt mõju. Ja kõige lisaks on olemas ka põrandakütte automaatikaga sobituvad radiaatori termostaadid ehk tegelikult on võimalik ühe ja sama automaatikaplokiga juhtida tegelikult nii põranda kui ka radiaatori kütet. Nüüd, kui termostaatidest veel rääkida, siis jaotuvad need termostaadid tegelikult 2 liiki, et on termostaadid, mis selle nii-öelda juhtplokiga on ühendatud kaabliga ehk te peate vedama kaableid ja teised termostaadid on need, mis suhtlevad selle nii-öelda ajuga või juhtautomaatikaga juhtmevabalt. No siin pildi peal on siis nii-öelda juhtmega termostaadid ja siin on nüüd oluline tähele panna seda, et
kui vanasti piisas nende termostaatidele kahesoonelisest kaablist või kõige halvemal juhul, siis tänapäevane süsteem on natukene peenem ja see kaabeldus termostaadi ja kontrolleri vahel peaks olema vähemalt 4-sooneline, soovitusel siis varjestusega andmesidekaabel. Ehk see pilt on tehtud eile ühelt objektilt, kus kaabli peale oligi kirjutatud, nagu näete, Svias, kes vene keelt mõistab. Ja noh, sellest kirjast üksi on vähe, ehk see kaabel ei ole kohe kindlasti varjestusega andmesidekaabel ja seda kaablit kasutada ei tohiks. Ehk kasutame Cat5 näiteks, Cat6 on päris head ja seda tüüpi asju. Ja mis on selle juhtmega termostaadi puhul veel tore, on siis see, et me võime neid termostaadi kaabeldust teha ka järjestikku, ehk kui vanasti oli nii, et iga siis selle anduri või termostaadi juurde pidi minema eraldi kaablike, siis põhimõtteliselt täna me võime nad ühindada ka näiteks järjestikku. Ehk selles termostaadis endas enam mitte mingisugust lülitust, kui sellist ei toimu, siin mingid lülitit sees ei ole, et sellest 4 soonest 2 soont on meil toitekaabel ja 2 soont on andmeside, ehk sisuliselt termostaat ainult saadab siis andmeid sellesse kontrollerisse ja võtab vastu. Ehk meil ei juhtu midagi, kui need istuvad kõik siin niiviisi rõõmsalt ühe ja sama kaabli otsas. Ja nende toitevool ka on äärmiselt väike, ehk nende tööks vajavad tegelikult 5,5 voldist pinget, et siin ei ole isegi mitte 24 volti, aga on palju väiksem. Ja teine tüüp termostaate on juhtmevabad termostaadid, ehk välimuselt näevad suht sarnased välja või peaaegu sarnased, tagakülg on natukene erinev. Ja vaat need termostaadid siis ei vaja mingit kaabeldust selle peakontrolleri ja termostaadi enda vahel, ehk suhtlevad nad üle raadiolainete, mitte üle wifi, aga üle raadiolainete ja see sagedus on 868 MHz, väga lubatud sagedus. Ja nende juhtmevabade termostaatide tegevusraadius on ka 30 meetrit kopikatega. Üldjuhul selle leviga mingisugust probleemi ei ole, et kui on ikka tavaline maja, siis ta see 30 meetrit levib ka. Võib olla, et kui te olete ostnud mingisuguse maakivimüüridega mingisuguse lossi ära, eks ole, et siis võib-olla sealt keldrist tõesti ei taha see läbi nende kivi 0,5 meetrise seina levida. Aga üldjuhul selleks mingit probleemi ei ole. Ja sellel ajule on kusjuures sisse ehitatud veel selline turvafunktsioon ka, et kui mingil põhjusel naabrimees püstitab suure raadiolainete segaja, et kui see side siis ühe termostaadi ja kontrolleri vahel kaob, siis hakkab sellel kontrolleril tööle selline turvafunktsioon, mis tähendab seda, et teie elamine ei jää külma, aga selle kadunud termostaadiga seotud kontuurid siis hoitakse 7 minutit avatuna ja 14 minutit suletuna, ehk konkreetne kontuur tegelikult on küttes, kuigi termostaadi pealt kontroller nagu infot ei saa, et kui see info on kadunud. Või kui näiteks läheb termostaadi patarei, saab tühjaks ja te olete unustanud selle vahetada. Et need juhtmevabad termostaadid töötavad 3-voldise pisikese patareiga, mis siis ka peaks kestma kuskil 2 aasta ringis. Et kui see patarei on tühjaks saanud ja side tõesti kaob, et siis seda ohtu tõesti, et elamine külmaks jääb, ei ole. Nüüd enamikele termostaatidele saab juurde panna ka põrandaanduri ja põrandaandurit võib olla vaja erinevatel põhjustel, et te tahate kindlasti ka näiteks, et teie märja ruumi põrandatemperatuur oleks nii-öelda kogu aeg kontrollitud. Kas või nii, et suvisel ajal, eks ole, kui õhutemperatuur on juba ammu soe, siis et oleks ka põrandas endiselt ikkagi mingi jala all ka mõnus astuda, siis me saame sellele termostaadile põrandaanduri lisada ja põrandaanduri paigalduse põhiidee on see, et paigaldada tuleks ta võimalikult põrandapinna lähedale, seda täpsemalt ta seda põranda temperatuuri mõõdab. Ja kui me nüüd räägime niisketest ruumidest, siis tegelikult kõik uponori termostaadid ja mitte ainult uponori termostaadid ei ole tegelikult niiskusest kaetud. See tähendab, et
kui nüüd vannituppa või sauna siis seda automaatikat paigaldada, siis tegelikult võiks teha nii, et see termostat ise ehk see põhiseade asuks siis väljaspool seda niisket ruumi teisel pool seina, eks ole, ja sinnasse niiskesse ruumi läheks ainult põrandaandur, et juhiksime seda niisket ruumi siis tegelikult põrandatemperatuuri kaudu. Aga noh, see põrandaanduri paigaldus, et see peaks siis eelnema enne valutöid, eks ole, et see tuleb läbi mõelda. Ja teinekord on põrandaandurid pannakse ka siis, kui te näiteks rajate põranda, kus on väga selline kallis ja peen puitparkett, millel on kindlasti vaja garanteerida, et selle temperatuur üle näiteks 24-25 ei läheks, et siis me saame panna põrandaandurid nendesse kriitilisematesse kohtadesse ja anda siit termostaadi menüüst siis ette need parameetrid, et kuhu maani me lubame sellel põrandal siis üles soojeneda, enne kui see kütte välja lülitatakse selleks, et seda põrandakatet ära ei rikuks. Ühe termostaadiga saab juhtida mitut põrandakütte kontuuri, et see on ka asi, mida küsitakse, ehk tihti on ju nii, et nagu ma rääkisin, et põrandakütte kontuuri pikkus on, eks ole, limiteeritud, see tähendab seda, et kui meil on näiteks suur köök, elutuba, siis siin võib olla meil 2, mõnikord 3, mõnikord isegi 4 kontuuri, siis selle 4 kontuuri juhtimiseks täiesti piisab ikkagi ühest termostaadist, et me ei pea igale kontuurile panema eraldi termostaati, juhime ühe termostaadiga, see on lihtsalt siis häälestamise küsimus ja see ongi ju mõistlik. Siis järgmine etapp on tasakaalustamine, et jällegi, kui meil neid kontuure on põrandasse pandud mitu ja ilmselgelt on meil ruumid erinevate suurustega, eks ole, siis on ka loogiline see, et mida suurem ruum, seda rohkem sooja see ruum tahab ja omakorda, et mida suurem on see sooja vajadus, seda suurem tegelikult on see vajamineva küttevee, mis selles kontuuris ringleb, siis voolu hulk. Ja selleks on põrandakütte jaotuskollektoril sellised vooluhulga reguleerimise võimalused ehk on selline vooluhulga regulaator. Tavaliselt ta näebki selline välja, selline läbipaistev ampullikene on siit otsas, eks ole. Ja kui on korrektselt tehtud põrandakütte projekt, siis see projekteerija on igale kontuurile välja arvutanud vajaliku vooluhulga, see tähendab, näiteks on teil esimene kontuur on siin, ütleme näiteks WC, siia on siis projekteerija arvutanud välja näiteks pool liitrit minutis, järgmine kontuur on elutuba, mis on oluliselt suurem ja projekteerija poolt on näiteks 5 liitrit minutis ehk oluliselt kõrgem vooluhulk, siis võt sedasama jublakat siin keerates, siin on selline ujuk, siin pildi peal näha ei ole, siin tegelikult on see skaala läbivoolud, arvud on siia skaala peale pandud, siis seda vooluhulga regulaatorit pöörates on võimalik siis täpselt seadistada see konkreetse kontuuri läbivool sellele väärtusele, mis projekteerija ette kirjutanud on. Ehk me seadistame igale kontuurile erineva või vajamineva vooluhulga või siis lihtsalt me visuaalselt ka näeme, et saame kontrollida, et kui see ujuk on liikunud allapoole, see tähendab, et kontuur on lahti, et siin mingisugune läbivool toimub või kui see ujuk on siin nullis, siis järelikult selles kontuuris küttevesi parasjagu ei ringle. Tegelikult on ka teine võimalus, et kui me nüüd oleme soetanud omale selle sama ilusa automaatika nende termostaatidega, millest ma siin natuke juba rääkisin, siis Uponori Smartex Pulse automaatikal on selline funktsioon nagu automaatne tasakaalustamine. Ja see omakorda tähendab seda, et tegelikult seda eelmist slaidi väga vaatama ei oleks pidanud. Ehk uued automaatikad on sedavõrd targad, et nad jälgivad kogu aeg toa termostaatidelt saadavat infot, ehk kui kiiresti siis tuba oma vajaliku temperatuuri kätte sai ja vastavalt siis sellele infole hakkavad neid automaatika ajameid siis
erineva kiirusega avama ja sulgema. Ehk lühidalt tähendab see tegelikult seda, et neid vooluhulga regulaatoreid me väga palju kruttima ei pea või ei pea üldse ja seadistame lihtsalt seinatermostaatidelt soovitava temperatuuri ja see automaatika teeb kõik ülejäänu. Ja seda on ka mõõdetud ehk automaatse tasakaalustamise Uponas maatriksi automaatikaga siis on saavutatud ruumi temperatuuri reguleerimise täpsus 0,4 kraadi. See tähendab, et kui te olete näiteks pannud elutoa seina termostaadil 25 kraadi, siis maksimaalne selle näidu või tegeliku temperatuuri kõikumine on 0,4 kraadi ehk äärmiselt väike. Ja see teeb paigaldaja töö lihtsalt lihtsamaks. Ja selle automaatsel tasakaalustusel on veel see ilu, et inimestel ikkagi ju ruumides asjad muutuvad, et ostetakse uued vaibad või võetakse odav laminaat üles ja pannakse laudpõrand, eks ole. Et siis oleks vaja ju jällegi neid pealevoolu seadistusi muuta. Automaatse tasakaalustuse puhul seda vaja ei ole. Nüüd laudpõrand unustasin eelnevalt rääkimata, et küsitakse ka seda, et kas põrandaküte töötab laudpõrandate puhul, siis sellega on nüüd küll see lugu, et ta töötab, see tähendab, et te põranda saate soojaks, aga laudpõrandaga võib olla see, et kuna puit on äärmiselt halb, eks ole, soojusjuht, siis isegi kasutades neid soojusjaotusplaate laudpõrandatel võib juhtuda, et see põranda kaudu saavutatav väljundvõimsus on lihtsalt sedavõrd madal, et võib olla vajadus laudpõranda puhul mingi lisaküttekeha. Et võib olla ka näiteks vajadus teha, nagu siin ühe pildi peal oli seinaküte, eks ole, et küsitakse, miks seda seinakütet üldse vaja on. Vot siis see seinaküte võib olla näiteks vajalik sellisel puhul, et teil on küll laudpõranda all siis põrandaküte, mis hoiab selle laudpõranda mõnusalt sooja, eks ole, aga natukene jääb küttevõimsus puudu ja siis te rajate ka näiteks ühte seinakütte, et selles mõttes kombineeritud versiooni. See läks jah enne meelest ära rääkida. Nüüd selle automaatikablokkiga on võimalik juhtida tegelikult ka elektrilist põrandakütet. See tähendab, et teil võib olla ka selline paigaldis, kus te suvel kütteseadet ei kasuta, see tähendab, soojuspupp seisab või pelletkatel või mis iganes, aga tahate märjas ruumis vannitoas ikkagi, et teie põrand oleks soe ja tahate paigaldada sinna lisaks ka elektrilise põrandakütte, aga ei taha, et seina peal oleks siis nii veepõrandakütte ja elektripõrandakütte termostaadid eraldi, et siis läbi selle automaatika on võimalik selle sama ilusa termostaadiga juhtida ka elektrilist põrandakütet, et on vaja siis lihtsalt ühte vahe sellist releed ja saate sellest samast tavaajami väljundist siis seda elektrilist põrandakütet juhtida. Ringluspumpa on võimalik sisse välja lülitada, et kui meil on siis seinatermostaadid ja kõikides ruumides on soovitud temperatuur saavutatud, siis on võimalik läbi selle automaatikablokki anda käsklus ka üldisele ringluspumbale, et kuna kütmist hetkel vaja ei ole, et siis ringluspump lülitab ennast välja. Tänapäevaste pumpade puhul sellel väga suurt efekti muidugi ei ole, et kui me kasutame ikkagi neid tänapäevaseid sagedusmuunduriga asju, siis siin selle tähtsus võib-olla nii tähtis ei ole, aga kui meil on vanemat tüüpi paigaldised, siis on seda ringluspumba juhtimist võimalik läbi põrandakütte automaatika seadistada. Ja siis kõige uuemad võimalused veel automaatikast on äpi juhtimine ehk kui me sinna automaatikablokile juurde ostnud ühendusmooduli, siis tegelikult pääseme oma seda põrandaküttesüsteemi juhtima ka üle mobiiltelefoni, mis annab päris palju neid reguleerimisvõimalusi juurde, ehk siin on terve nimekiri neist. Ma natukene räägin siin lahti ka, et mis asjad need on, et mismoodi seda põrandakütet siis seadistada, kui meil on seadistada ja juhtida, kui meil on äpi juhtimine. Esimene asi, mida me seadistada äpis saame, on klappide liigutamine ja klappide liigutamine tähendab siis seda, et kui meil on see põrandakütte kollektor, eks ole, ja tihti juhtub nii, et suvel me ei küta, see tähendab, et
need kollektori peal olevad klapikesed on ajami poolt suletud ja siis, kui meil sügis tuleb kätte ja kütteperiood algab, eks ole, siis see ajam läheb küll ilusasti lahti, aga juhtub nii, et see klapikene on selle kollektori sisse nii-öelda kinni kiilunud. No vot selle vältimiseks on siis läbi äpi võimalus automaatikale anda selline käsk, et kuigi suvisel ajal küttevajadust, kui sellist ei ole, siis see ajam ikkagi teatud ajavahemike tagant teeb korraks selle kontuuri lahti ja paneb kinni tagasi, ehk ta liigutab neid klapikesi suvel, eks ole, või kütteperioodi vahelisel ajal, et seda nii-öelda kinnikiilumist vältida. Vabandust. Siis on võimalik seadistada ka küttesüsteemi möödaviik või kollektori möödaviik. Ja see möödaviik tegelikult oli vanasti olid kõik kollektorid sellised, kus oli lisaks siis nendele kontuuridele oli ka selline eraldi nii-öelda bypass või möödaviik selle puhuks, kui kõik ajamid olid kõik kontuurid kinni pannud, et siis pumbal oleks kuhugi seda vett ajada, et siis kui need kontuurid kõik on suletud, eks ole, siis see läbijooks toimuks sellest möödaviigust. Siis täna on, kasutades tänapäevast automaatikat, seda möödaviiku vaja ei ole enam. Et me saame selles automaatikas seadistada nii-öelda virtuaalse möödaviigu, mis siis tähendab seda, et kui meil on kõikides ruumides soovitud temperatuur saavutatud, ehk kõik klapid on juba praktiliselt kinni, siis automaatika automaatselt ikkagi ühte või kahte meie poolt ette määratud ruumi kontuuri avab. Ehk tavaliselt tehakse seda nii, et selleks virtuaalseks möödaviiguks seadistatakse tavaliselt niiskel ruumid, eks ole. Ehk kui kõikides tubades on temperatuur saavutatud, siis automaatika automaatselt niiskeruumi põranda kontuuri ikkagi avab. Ja miks seda möödaviikut see vaja on veel tänapäeval? Nagu ma ütlesin, et siis uuemat tüüpi pumbad tegelikult võivad ka nii-öelda vastu seina lüüa, nendega midagi ei juhtu. Küll on seda möödaviiku vaja siis, kui meil on, kasutame kütteallikaks soojuspumpasid, et soojuspumpajal võib olla see, et nad vajavad lihtsalt oma tööks mingisugust läbivoolu, et niipea kui läbivoolu ei ole, siis see soojuspump läheb häiresse. Et vot siis selle automaatse või äpi kaudu seadistatava möödaviiguga me selle probleemi lahendame ka ära. No äpis on äärmiselt lihtne erinevaid ökorežiime seadistada. See jällegi, kui meelde tuletada, rääkisin, et nende ökorežiimide seadistamine on eelkõige kuivpaigaldise puhul, mille inerts on väike, et seal me saame nagu nende öiste ja päevaste graafikutega nagu mängida. Aga nende seadistamine jah, tõesti, et üle äpi ja mobiiltelefonist on äärmiselt lihtne ja lisaks muidugi on ka selle ökorežiimi sisse lülitamine, et me võime ka teha nii, et me seadistame mingisuguse konkreetse nädalagraafiku, eks ole, aga võime teha ka nii, et läbi äpi juhtides lihtsalt vajutame äpis ühte nuppu ja kogu meie paigaldis lähebki ökorežiimi peale ehk säästurežiimi peale. Nüüd äpi kaudu on võimalik seadistada ka niisugust asja nagu mugavusseade ja selle mugavusseade mõte on siis see, et see mugavusseade hoiab põranda sooja ruumides, kus on ka lisakütteallikas. Ehk siin on see mõte siis selline, et kui meil näiteks on põrandaküttega ruum, kus on ka kamin, eks, ja kui meil on kaminaõhtu, me oleme teinud kaminasse tule, istume kaminavalgel ja naudime reede õhtut, siis termostaadi jaoks, eks ole, on kamina soojusest küll, ehk selle ruumi temperatuur on juba oma nii-öelda väärtuse saavutanud, siis ilma selle mugavusseadeta see termostat lülitaks lihtsalt põrandakütte kontuuri välja. Ehk põrand tasapisi jahtub, kuigi ruum on soe, aga põrand jahtub. Siis selle mugavusseadega me saame sealt äpist siis anda sellele põrandaküttele ette sellise korralduse, et sõltumata sellest, et see kabin seda ruumi kütab, hoitakse ikkagi mingi aeg selle põrandakütte kontuuri nii-öelda avatuna. Ehk kui ükskord siis see kaminaõhtu läbi saab ja jällegi nii-öelda põrandaga kütta vaja oleks, siis ei ole põrand mitte lõplikult maha jahtunud, aga on tegelikult juba niiviisi jälle kütte valmis või tavapärase režiimi valmis. Et seda ka nagu ilma äpita versioonis seadistada ei saa.
Äpi eelis on meil muidugi see, et kui me oleme äpi juhtimise ja internetiühenduse teinud, siis me saame üle interneti kõikvõimalikke häireteateid ehk kui meil oma koduse süsteemiga midagi juhtub, siis ei tule see meile nii-öelda reisilt tagasi tulles halva üllatusena, aga tuleb meile siis teade telefoni peale ja saame siis kas või eemal olles naabrimehe appi kutsuda või seadistajale teada anda, et midagi on lahti. Et see üks võimalus, mida äpi juhtimine annab. Ja kõigele lisaks on võimalik siis selle tänapäevase automaatikaga juhtida ka hääljuhtimisega oma süsteemi, et kui meil on udupeen nutikõlar, siis võime me kõiki käsklusi ka üle nutikõlari teha. Muideks ma mainin vahele, et jällegi selles samas YouTube'i kanalis Uponor Eesti on selle põrandakütte automaatika kohta mõnevõrra pikem veebinar, et see on nii pikk teema, et ma täna siin kõike ja kindlasti ära ei räägi, et kellel selle automaatika vastu huvi on, siis palun sealt Uponor Eesti YouTube'i kanalilt on automaatika veebinar mõnevõrra täiuslikum veel.